Tervitus teitele. Armsad eestlast, palju õnne, teie olete veelgi lollimad, kui ma siiamaani ole arvanud. Aist käige pitka peeru, ja. Aga kui sa nüüd mind esimest korda kuuleks, siis ma arvan, et sa paneks enneks ajaks, kui Laubumigu külakarla saade hakkab raadium täiesti kinni. Sa tõmmaks isegi täpsli välja seinast. Ai osa mind siiski nõnda palju tead maasusust juttu ei räägi. Sedamoodi räägib see va Sami Lodile või Lodine või mis ta kes pidada Soome ajakirjanik olema ja Eestis 16 aastat elanud ning preet mingitsuguse Soome sopalehe toimede peale kauba. Ja miks jauks ma üldse suu selle koha peal lahti tee? Ma juhtusin neljapähtu televiisorist seda kolmeraudset vaatma. Ja kuigi ma ennast argade meeste hulka ei arva, tuli moole siiski terve peale küll, kui Oja Peeter nenda valjuks läks, võttis mehkel raualgitki egaks juhuks suud sügama, sest mene see tee. Kui teine avastas sedamoodi keeb, see lööb kanevi peel tee ühe korra. Ja see ühte lehepee toimetaja, kes ka saatesse tulen pidi, see tegi täitsa õigesti, et pole mette tuld. Oja Pets oleks ilma pitkemme jutuda tal näitad, mitu 50 käib. Ja ta oligi, et käiks rohkem vihane selle toimede peale. Kronberg või mis ta nimi on. Et miks jauks see laseb ühel Soome tolguse lõhtelehe kaudu terved mede riiki ja meitid muidud ka sõimata. Meie olin Vanamoriga ühna vakka. Pole mitte ingandkind, kui Oja Peeter tulistas. Ma ei imesta nüüd üldse, kui ta mõned aastad tagasi bensujaamas ühel üle tahi andest. Ja mu meelest ta kirjutas sellest just ühte leht. Nõnda, et vaada sealt võib ka see mede ärapanijale okas hinge olla jäänd. Et ma sellest Sami Lodilest enne peale nime pole mõttemäed kuulnud, siis jälle ma kupatas ühte Vanamori veel arvuti taha, et vaadaksegi internetist järgi, mis sõsune mees õite kes jälle teistel pitka peeru käsi paiste. Ei, ma saa ise ka internetiga hakkama, vaada, sa pead kaval olema. Selle moodiga ma saa ju Vanamoril lasta ennast vähe tähtsamalt tunda. Ja kui ma siis teinekord mida tee, antakse mulle mõni asi jälle andeks. Ja siis me ikka leidsime igatsugu ütlemisi. Käikse pealt arvab see Lodil, et mede Eesti on nagu 15-aastane jälle teismeline tüdruk, kes on ennast siidrist täis joond ja igalt mööda käijalt nõuab, mis sa must arvad. Ja eestlin pidi austama kartma neid, kellel on rohkem raha kui tal omaloo ja sellepärast pidi mei soomles ka kartma. Tule taevas appi. Ma ole Kuressaardes ühna egal aasta ajal käinud. Vara kevad on just soomlast need, kes humigu esimesen ringi klodivad ning parandust otsivad. Ei, mina pole neid mette kartnud. Siis oli see Lodile käinud seal Tallinna Kalevis paasaunes ja kirjutab, et senega ta juba harjunud, et pane nüüd tähele, et jälle häbelikud Eesti mehed istuvad saunas ujumispüksid jälges. Ja siis ta nuputab veel, et kas tal on saunas püksid jälges sellepärast, et ta hoiab seal oma sauna õllesid. Ja leiab siis sõsus vastus, et mida nendes pungiloo, aga siiski mitte pudeli suurus järkus. Kuule Lodile, ma olen ka spaas käinud ja ma peas ole jälle ütlema sedamoodi, et see on avalik koht, kus ka käiks julgumal mehel ei sünni paljade kindridega ringi lasta. Eestis nimetaks seda jälle teisest inimesest lugupedamiseks, aga ma karda, et sõsust sõna pole sa kuuldkid mette. Siis Lodile küsib veel seda, et kas Eesti saab Euroopa 5 rikkam riigi hulka või keegi näeb Eesti meest ostmas endal trussikuid. Ja vastab sedamoodi, et Eesti mees ei osta trussikuid, vaid ta saab pärandusena ne oma isalt ja vanaisalt, nagu raamas. Nüüd vedas mu Vanamoor ka piima üles ja hakkas õiendama, et mis jutt see on. Kõik püksid on poodist osted ja ühed trussikud, mis mulle jõuluks veel kingid ja maksid tervelt 49 krooni, seal olid kirjad ka veel sees. Siis pidi Lodile seda mut tunduma, et mede Eesti kodu ja koolis on kõik nenda tublid ning keegi ei saa arugid, et Eesti riik uppub paska, kui end ei pesta. Siis on tal süda täis, et Eesti naise ilu mujalt maailmast tulijadele pole mitte märkamata jäänud.
Ja Lodila arvab nüüd sedasi, et lääne diplomaatidel oli 90-ndatel aastatel probleem olnud ja nad üritanud midagi positiivset Eesti kohta selles räpases Tallinnas öelda. Ja siis pole jälle muud leitud, kui et naised. Jah, ilusad. Ja meie pidime siin nii tolad olema, et võtsimegi kiidusõnu tõsiselt ning medel pole õrna aimugit sellest, et sedamoodi pidavad diplomaadid naisi egas Ida-Euroopa riikis kiitma. Vaada, see on nüüd puhas kadedus ja ma või südame peale panna. Ma olen 2 korda Soomes käinud ja ma ütle sedamoodi, et nende president Tarja Alunen on Soome naiste hulkas üsna kena inimene, kui sa must õigesti aru saad. Ja siis hakkab ta nende homoseksuaalide ölma ka ja kuskis pool ta kirjutas, et ta ise kiusu pärast läinkid homoseksuaaliks. Homoseksuaalid pidid keiksi agaramad jälle Eestis põgenejad olema, sest siia nende elu põrguks tehet ja sellepärast pidigi te Eestid mujal maailmas enam just omud esindama. Ja Tallinn ei pidada kunagi saama, sellepärast rahvusvaheliseks oleks äri ning finantskeskuseks, kui seal homusid tümmitakse. Lodile kutsub üsna üles, et homudele aeg hakkad oma õigusi nõudma ja juba õige aeg ka kappist välja astuda. Saad sa nüüd aru? Või oskad sa mulle ütelda, kus see on suur kapio, kust nad peaks kohe välja hakkama tulema? Vaata, selle kohta ei oska ma muud öelda, et ma ei tee. Kas neid kiusatakse siia taga või mitte? Mu meelest kui vanajumal nad seda või see loondoo ja pooled kõrged kerigutegelust on ka söösused, nagu nüüd välja tuleb. Las nad siis olla. Ja ma ei arva mitte, et ma pea selle pärast homuks hakkama, et teada saada, mis probleemid nendega. Tüüpiline Eesti noor Lodile jutu järgi oma pehku armastav laiskporst, kes ei viitsi, ei julge või ei oska, ma ütles enne, mis ma ottasin kirja panna, osaleda oma ühiskonna ülese ehituse töös. Kuule, ütle mulle, kus pool ta selle muistuse peaks võtma, et siin mida üles ehitada, kui vanemalgid põlvkonnal asi kinni võtab. Las noored olla ikka noored, ne jõudud oma jälle eluaegas siia ehita küll. Siis ta kuskist jälle siukse teedmese saanud, et Tallinn on puruvaene linn, ja mis muud see võikski olla, kui linnajuhtide hulkas ja Toompeal samati otsuseid tegemist nõuksed inimest, kelle kätte ei tohiks isegi hamburgeri putka juhtimist osalda. Peale raha nappuse leiab ta siis teisegi põhjused. Tallinnas on lat nenda madal, et selle peale on võimalik kükidada settuma. Sa kujutad ette nüüd, seda muud räägib üks kõrgelt haritud ajakirjanik. Ja üldse pidime teil kõvasti olema möödunud see 700 aastat orjaaega ja sellest, kas Eesti okupeeridi või astus Päts jälle Eestiga koos ise rahumeelselt Nõukogude Liitu, see on Lodile jaoks täitsa ükskõik. Ütle, mis sa sõsusega teed. Vanast öeldi kemmergu taha ja edasi sa saad ise juba aru. Aga kui siia on enda sant, siia Eestimaal, miks ta siis siia elab? Miks ta minema ei sõida Helsingi, kus linna eelarve on 4 miljardit eurot, tänavad keik puhtaks nühid ja naised naagute reklaamiplakade pealt välja astunud. Kuule, Lodile meneegi minema ja võtasevad olgu see Õhtulehe toimetaja ka omad kaasa. Minge Inglismaale ja hakkage seal kuningannad sõimama. Vaadam, kaua teid lõksude lastakse. Ja ühte ma tõdele soovitan mõlema nenda Lodile kutseneva toimetajale. Ärge tei Oja Peetriga ühel ajal bensiini võtma juhtuge. Ja tulevad mardipäev soole. Olga ning. Külakarla mõtleb. Tervitus teitele. Asjad hakkavad ikka klaarimaks saama, sest targad mehed rääkivad, et mede riiklikul pensionisüsteemil on varsti lõppeel. Ja see Pajulaardu, kes Seibipankas asjameesoo tegi selgeks, et kõik see meesoo riigi rahandus on üks püramiidiskeem, mis töötab kõik see paremini siis, kui altpoolt inimes kogu aeg juurde tuleb. Aga Euroopa läheb iga päevaga rohkem kortsu ja need, kes vanemad inimesi oma tööga üleval peavad pedama, neid jääb jälle vähemaks. Vaata seda püramiidiskeemi ma mäleda küll sellest hulk aastaid tagasi.
kui käis ringi sõsune mäng, sul meeles veel, õpetus oli ka midagi juures, et kui sa paned natust raha, saadad selle kirja edasi nii mõtmel, siis sa võid seda koguda ja ühe korra mihis summa saada. Ma täpselt enam ei mäleda, sest ma pole seda siis tõsiselt võtnud, ei võta praegu ka mitte. Aga ma pole kuulnud ka, et keskid oleks seda kunagi võitnud. Ega seda pole ju ma ja sa ka mitte kuulnud, et keskid selgelt nägi oleks Viiking-Lotto kui miljoni võitnud. Nõnda, et terve mede riigi pensionipüramiidi skeem pidi Eestis 20 aasta pärast kokku kukkuma. Ainult ma ei saa aru, kas see kukub sedamoodi, et mingitsugust pintsi enam ei saa ja 2031. aastast hakatakse hädatapmist tegema, sest maksta midagi ju ei ole. Või käib see nende sammaste kohta, kus poole juba aastaid raha matet, aga sementi on seal sees jälle nõnda vähe liiva ja vett on nii palju jälle, et sambad ühtjooni lagunevad. Tead sa, mul ajas see pärast harja punaseks, et ma rehkendasin vähe ja ma sai sõsust tulemus, et kui 20 aasta pärast too pintsiga jokk, siis ma ole 77. Ja nüüd on 2 võimalust. Kas ma tupsus ennest vanusest pitkemalt, nõnda kui verivellollist mõtted pees ringi aeb, või lõpeb selle kõik kinas tee. Sest nagu statistiga räägib, Eesti mehe keskmine vanus selleks ajaks 76-77 aastad. Ja sammati nagu 2 vana sõpra kevadel adal kokku said ja eelmist suvemesse heinapoolest üsna vilets oli kerust. Üks küsis, et mis moodsa omadega hakkam said. Mool oli üsna sitasti, vaada, et mene katuse kallal, et lehtel mida nina ei saaks. Teine vastas, et mool pole mida teda olnud, sai otsa kokku, kui kevad oli oli teinad otsas ja lehmad kaasorend. Ja siia ja mool muud midagi üle, kui sellest keskmisest tükimaad kauem elada. Ja sennega mede asjamehi nende arvestuse koha pealt tellist tõmmata, vats edasi. Aga kus kohta see juba pensioni sammas ikka kaub? Ma mõtlen, et kui üks asi kaub siis peab teda otsima hakkama. Vähemasti saab teeda, kus pool ta kadus. Teine olukord on see, et keskid asjamees on enne seda mu peitnud, et ei leia ise ka enam üles. Siis peab see asi ikkagi ju alles olema, mis ennast, et kadunud. Aina asi, mis siin võib aita, turismifirmade käest küsin minna, sest nad ju teedvad ka inimesi igast poole maailma otsa juhata. Sa lähed turismifirmase ja küsidki, et sa tahad sõsusse kohta putjokat saada, kus pensionisambad saab nähja. Ja kui nad pakuvad sulle selle juure ka kaameliga sõitu, võta aga vasta, ega loomu tark, küll ta mõistab kohale viia ja ma ole kinnel, et ta isegi teeb, kust poolt mede sambid otsida. Need võivad ju vabalt seal EOPS-i või mis ta on selle EOPS-i püramiidi juures või seal sees hauakambris olla. Sest riigi ametimeestel ei ole selle kohta mitte midagi vastust. Nad on sulle kohustuse peale pand ja sa peed sinna pensionisambasse raha edast peksma. Kus see sealt läheb, seda ei tee Eestimaal mitte keskid. Teine asi, mis mool kulmud kõveraks vedas, oli see, kui vanamaur üleeile moo juurde tuli ja teedustas, et ta lugenud internetist, et Eesti Energia juhib algava energiasäästu nädala eel tähelepanu, et egas majapidamises on varjatud energia kulutamist ning Eesti Energia e-teeninduse, mis tähendab siis, et see on seal internetis, et selle e-teeninduse energiaprofiili täitmine annab võimaluse sellele jälil saada. Ma põrudusi kohe vanamurile, et kes mede majas saab elektrit salaja kasuta. 2 me ei oleme, laps käib ka vahel, peab siis teda peale passima hakkam või. Vanamur tegi mool kohe selgeks, mis asjaga ma pidi tehet olema, tõesti sõnada, kui tolgus ma ikka või olla. Ja siis ta luges nagu raamatust. Energiasäästu puhul on oluline mõista, et see on jõukohane kõigile. Ruumist lahkudes tulede kustutamise kõrval on veel palju võimalusi, millest ei olda teedlikud. Kodutehnikas ooterežiimid, valgustuse valik, energiasääst toidu valmistamisel, veepoileride temperatuurid ja regulaarne hooldus, veesäästlikud segisti otsigud, et energiaprofiil, see, mis seal internetis on, leidvad egas majapidamises üles varjate energiatarbimise ja pakuvad lahenduse, kuidas seda vältida või vähenda.
et nõudepesumassin pidi majanduslikult väga õige asi olema, sest nende samati kraani all lidistes pidi palju rohkem elektrit ja energiat kuluma. Ja 4-liikmelise pere jaoks teenib sõsune massin ennast tagasi 6 aastaga. No mis sa oskad sõsus jutu peale ütelda, ma jäi ühna vakka. Aga Vanamoril oli olümpiavõitja nägu pees ja ma nägi ta silmtest juba nõudepesumassina tundemas. Kuigi ma pea käib see nenda vehese elektri peale, et ta ei teegit mingitsugust eeld. Ma lõi siis noole maha ja ütles, et mool on param ettepanek, mismoodi elektrit kokku hoida ja mitte varjatult, vaid eka avalikult ja ilu auga. Aga selle jaoks peame kahekesti kämmergus käima hakkama. Vanamori nägu näidas välja, justkui oleks ta võistlustel teedest kvalifitseerit. Ja ma pani kohe juurde oma põhjenduse. Et vaada, mool on sõsun komme poti peal imelist teedust lugeda. Ei mitte sellepärast, et ma selle ajakirja peale meid vihjata taha. Vastapidi, see egavane põnev ajakiri ja kempsu see rahulik lugeda. Ma ütles siis Vanamorli, et nii kui ma kämmergu lähe. Tuled sa seltsis, kuuled ukse taga ja nenda, kui ma juba lehte pöörama hakka, nenda sa kustutad väljast tule ja mool ei jää midagi muud üle, kui ennast e-kasi teeduba tagast olla. Vanamor pole senne õhtu muga rohkem midagi rääkinud. Vadas televiisorid ja täitsa, ma sai rahumeeli tugitoolis seda imelist teedust lugeda. Ja senne juures ma mõtles veel, et tänapäeva inimest ei muista rehkenda. Sest kui 4 inimesega pere jaoks tasub nõudepesumassin 6 aastaga, siis 2 inimese jaoks loogiliselt võttes 12 aastaga. Ja see on juba nenda petk aeg, et kumb medest siis veel nõusid peseb ja kas üldse enam peseb. Sest selleks ajaks on pensionisambad kindla peale elakund ja riigi pensionisüsteemi kokku kukkumiseni on jäänud veel ainult 8 aastat. Edmardi päeva ja Olga Neng. Külakarla mõtleb. No tervitust teitele. Nüüd on larp lahti. Kultuuriminister tahab raamatukogud reformida ja nõnda, et egatsugu pahnas enne sattuma ei pea ja kui on hea raamat ilmunud, siis peab inimene, kes seda lainutama läheb, mingitsuguse aja senne eest vähe maksma ka. No vaada, mu meelest on esmalt käiks raskem asi see, mille järgi sa kindlaks teed, et üks või teine raamat on pahn. Ja ma arvan, et mine küsi, mitte üks maailma ajakirjanik ei ütle, et ma kirjutas ühe raamatu vahna jaoks ka. Näesi pakudi välja, et medel aidaks heasti Norra mudel, mis tähendab seda, et riik ostab kõik ilmunud raamatud, asjad raamatukogude jaoks see. Ja eelmise aasta oli Eestis ilmunud kokku 3760 uut eestikeelset raamatut ja brossüüri. Ma pea Kärde linnaraamatukogust Maariga käest küsima, et mis siis saab, mis ta teeb, kui lang autoga treppi sõidab ja need 3760 raamatut riiulite peale käskib panna. Pole ju riiulitkid mitte, ruumist rääkimata. Maarika peab vainumõlembita juurde joosma, et see töömehed nobest saadaks, kes kultuurimaal juurde ehitust tegema hakkavad, et raamatud eemahuks. Siis nad on veel seesuse ettepaneku teinud, et peaks väärt kirjanduse jaoks üsna jälle ekspertgrupi tegema. Et kirjastust esitavad nendele omad nimekirjad ja senne järgi siis see ekspertgrupp otsustab, kes on väärt nimekirjas, kenne raamatute eest riik maksab ja raamatukogudele annab ja teine on ajaviite kirjandus. Ja senne ostmise peab omavalitsus kinni maksma. Vaata, miks mul osas on tunne, et ajaveete kirjanduse nad tahtvadki kultuuriministeeriumis pahnaks tehja. Või olema millestki valesti aru saanud. Ja siis jälle teeb kiski trummeline nimeline naisterahvas sõsus avalduse, et seda ekspertgruppi siis kitaris ei olekski. Et kultuurkapitali kirjandus auhindade süüriist aidaks küll. Ja senne moodiga ta leiab, et circa 25 raamatut aastas hoogid need, mis on enda ütelda selle süürii poolt e-märgid auhinna saanud. Ja need 25 tükki peaksid riigi poolt raamatukogus olema. Igas raamatukogus. Aga kui sa nüüd 3760-st lahudad 25, ei osa siis saad aru, kui palju
vald peab maksma ja kui mitu tuhat raamatut, mis riik on enda ütelda pahnaks tunnistanud, oma kaelas tehaeb. Ega ma nüüd nendal all ka pole, et arva sedamoodi, et pisist raamatukogud peekski kõik senne, mis kennelgi aasta jooksul sule otsast tuleb, omal ka ostma või siis õigemini vallavanemale peab siis raamatukogu juhataja hakkama tenda käima, et osta see raamat ka, see on hea ajaviite kirjandus. Ma arvan, et kes vähegid vallavanema käsib raamatukogu juhatajal sõsusi jutu peale üsna pöllale minna, mitte nende samate aegviite. Aga kui uus raamatukogus jõuab ja ajaviite kirjandus, siis mismoodi selle laenudamise eest maksma peab hakkama? Vaata, mul siia oma mõtlemine, ma katsu sul näite tuua. Kui sa paned sõsust tärmini, näiteks, et 3 kuu või poole aasta jooksul peed sa laenudamise eest, selle uue ja väärtkirjanduse eest maksma, ütleme, 1 euro laenuduse eest. Siis võib juhtuda sedamoodi nagu vahel ajalehe tellimisegagi, et üks pere tellib 3 loeb. Ja kokku tuleb välja, et poole aasta jooksul on kinnegid raamatud ametlikult võib-olla 5 korda laenutad. Aga tegelikult on 50 inimest selle juba läbi lugenud. Ja see, mille pärast see maksmisega laenutustehja tahetakse, vaata, ei anna ju kirjanikul mitte mingit suust tulu. Kirjanik peaks tõesti korraliku raha saama, et ta jälle kirjuta jõuab ja inspiratsioon ka peale saab tulla. Jo sa Enn Vetemaad ju teed. Ta kirjutas siin natust aega tagasi, et Vene aegus sai 1 raamatu eest saadud rahaga 2 aastat läbi, kui sa kokku hoidsid. 1 aasta, kui sa vabalt kuludest ja pool aastat, kui sa laristest. Praegu sedasi, et hoia hingi kinni, kas kirjastus vetab kirjastasu raamatu ja kui vetab, siis suurem osa raha vetab ta samati. Ta tahab ka elada. Ja vahemärkusene teema siia ühe pisise vaatamise Kultuurkapitali kirjanduse sihtgrupi kohta. Vaata, need nõukogu liikmed, kes seal on, ma pean sulle ütlema, et ühte ainamat nime ma sellest pundist tea ja ole kuulnud, see on Märt Väljataga. Teised on kõik tundmatul oma nimed. Ma ei tea nendest tegi mitte midagi ja ma arvan, et sa ka mitte. Ütle mulle nüüd, mismoodi sasune inimene, keda keskida ei tea, su taotlusele, kui sa mida tahad jälle avalda ja Kultuurkapitalilt raha küsid, mismoodi sul raha annab, kui ta ise ka ei tea, et teda keskida ei tea. Said samast aru? Ja mis asja järgi ta siis kirjud, et asja väärtkirjanduseks ja pahnaks lahterdab. Ja miks see või see jälle ajaviite kirjandus, mida väärtkirjandus olla? Ja kõike seda, mis ma soolesi Brett räägi, ma võtta seda mut kokku. Las kirjastust otsustavad ise, mis jälle asja nad ühe või teise raamatuga peale hakkavad ja kas nad selle võtvad kirjasta või võtta. Kirjastus peab ise teadma, tasub seda lee või tasu, ja selle järgi oda ekspert samamoodi. Kuule hea küll, ma tee Brett Kommer links ja tuleda soole meele, mis päev pühapeo. See meeste päev ei ole isade päev. Ma pean siiski sulle kurbtusega ütlema, et isade päeval rahva traditsioonilist alust ei ole. Nõukogude aegus oligi meeste päev, sellepärast mul siis segamis läks. See oli 23. veebruari armee aastapäev, kui kõik neil vähegid sõjaväega pistmist ka ei olnud mitte ennast mehena võisid tunda ja täis lakkuda. Ja nii mõnigid mees 2 nädala pärast ehk siis naistepäeval pealontis lillidega läks naise käest pattude pärast. Andeks palum. Enamus maades hakati sedavad isadepäeva tähistama 70. aastatel eelmis sajandis. Ameerikas veelgid varem, 1909. See algas jälle sedamoodi, et üks naisterahvas, kelle nimi oli Sonora Tott ja kes tahtis oma isa austada, sest ta isa oli üksipainis 5 last üles kasvatanud. Vat. Aga Medelo aasta isa tiitlid välja antud 98. aastast saadik, aga millas isadepäev ametlikult kalendri panti. Vaata, seda ma praegu sooleb mõistagi öelda, ma pole seda küll mitte kuskilt poolt internetist üles leidnud. Ja kui ja lepp tuleb ju ka isadepäeva veel välja panna. Ja kui egatsuguste rahvakalendri päevadega sai vanasti ilma ennustet, siis isadepäeval selle kohta mitte mingit suust märke ei ole.
ainult laulooja, et isa ära juo porju ennast. See pole mitte jälle selleks päevaks olnud tehet. Ma pea siis ise midagi välja mõtlema ja sedavasi, et kui mardipäeva o ilm vagane, siis isade päeval o loikudel Jäägermäe peel, olga nengi ja head isade päeva. Külakarla mõtleb. Tervitus täitele. Ei, nüüd ei kuule peales enne raadiumist ega televiisorust enam mitte midagi, kui et pensionile hakkab saama 2024. aastast 65-aastaselt. Ja kui sa nüüd mõtlema hakkad, siis ju mede vabariigi 280 000 pensionärist 50 000 nende hakkamist veel täiselt lähevad ega ummigu kella 8 tööle. Seda ma televiisoris üks mees rääkis ning kui jälle töömehi jääb ega aastaga vähemaks, mingi asja eest, siis seda vaat pensisoole ikka makse saabki. See on täitsa õigus. Ja nad ütles veel, et polegi võimata, et siia peab 100 000 hiinlast jälle ametisse võtma, kes me te töö teeb. Aga ma karda, et sennest ei tule ju midagi välja. Sest ei ole kennel, et kui hiinlane siia oma töö on valmis teinud, et ta siis kohe koju riisi sööma läheb. Tal hakkab siia äkist meeldima. Ja jääbki siia. Ja siis läheb ja hakkab Sotsiaalministeeriumist pensi ka küsima. Nõnda, et me ei peame ikka omade katsuma hakkama saada, kui see pensiga peesked tõusma. Aga mul on siia oma ettepanek ka. Sest vaada. Juba see Abe Mitsuurin või Mestakuri või oli, ütles ju, et meie ei pea looduse keest armu andist ootma. Mede kohus on neid taalt ise võtta. Ja kõik see parem näide on mu meelest see, kui Nõukogude Liit hakkas 1918. aastal Amudarjad ja Sördarjad Arali merest kõrval juhtima, et kõrbes melunit kasvatama hakata. Ning preeto pool merd juba kuivanud ning kuivab seukse vaardig edasi, et kui kalamehe tõhtu on võrgud sesse pand, siis umiguks on kaldapoolne ots liivaunigus. Ja näie ühe õhta ma vaatsin televiisorist üht saadet, mis see on see Top Gear või kus see pitkakasvu Inglismani mees uusi autosid proovib, igatsugu trikkest teeb ja vahel juutide kohta sandiste ka ütleb. Ja kujutad sa nüüd pilti. Juba preeto sõsust autod olemas, mis ise sõitvad. Ta peab ainult korra ennem senne tee läbi sõitma, oma arvudesse meeli jätma ning siis ei ole autojuhil mingit suust muret. Auto ise keerab rooli, vahetab käiku, vajutab pidurit ning juhil pole muud tehja, kui keed rinna peal risti hoida ning vahel ermust eelt tehja, kui autol korraga palju vaardi sees on. Ja sa võid siis vabalt seal samas rooli taga korgi pealt maha võtta, altku meetri kasvõi lolliks puhuda, aga politsei ei saa sulle mingit suust trahvi tehja, sest sa pole ju roolis, auto ise ning pestku see ampull siis kasvõi summudi otsa, kui ta tahab. Ning sennepärast on mul sõsur ettepanek, et looduse keest peame ise võtma hakkama ja kui siin rääkivad pintsi ja tõusust, siis mu meeles pestaks selle medeolukorra ära see, kui jälle naised hakkaks varem, või õigem oleks vist olevat ütelda, nobemini sünnidama. Aga naised ei pea ju ka 9 kuud rased olema. Siia annab ehk medad aparaadid sedamoodi külg panna, et 5 kuuga laps valmis ja väljas ka. Mõtle nüüd, peaaegu poole rutem kui muidu. Ning mida varem nad ilmavalgust nägevad, seda varem nad ju tööle saavad ka hakata, ning hiindasi medel taris ei olekski ja pensioniga ka mitte tõsta. Ja siis on ju senne koha pealt hakadus tehet. Vaada, ma ütlen, et nende meeste käest peab nüüd hakkama õppust võtma, kes jälle kanamunast tootvad ja poodi saavad. Sest vaada, vanast oli ikka kanamuna nagu kanamuna peab olema. Aga nüüd enam ei ole. Nüüd on kekse peal too peremunad, mis on valged ja pisist, siis on säästumunad, mis on pruunid ja pisist, ning siis on veel tervislikud munad, mis on jälle valged ja pisist. Vahel on suur äämuna ka, mis on sõsune, nad kanamuna olen peebkid. Ja sõsust kirja ei ole ka mitte kuskilt pool, mis sees eredaks, et kui palju need teised munad, mis tervisliku karbi sees ei ole, su organismil kahjulikud on.
ning kas jälle see säästumuna tähendabki seda, et siia aega säästet ja kana pesa pealt tükimaad varem menem tümmidad, kui muna õieti valmis saab. Ja ma ütlen seda, et kui sõsusmoodiga edas läheb, siis on kanamuna varsti nenda sama suur kui tvotsimuna ja muud vahet pole midagi, kui et kanamuna peab ennem vitriini panemist pentsliga vähe üle käima ning täpid peal tegema. Ja sellepärast ma olen ühna kindel, et seda sünnitamisaega saab ka mõne aasta pärast reguleerima hakata. Ja targad massinad näitavad ju selle kohe, kas lapsest tuleb midagi või ei tule. Kui ju aru saada, et suurt midagi ei tule, siis ei ole ju mõtet kaua põllepaelast ka venitamette ja arkis jalu 9 kuud käia. Aidab 3 kuust küll ning sünnibki säästu laps. Ja kui ju tundmus, et lapsest võib egadepidi kasu jälle olla, siis läheb kandmisaeg näituseks 5 kuu peale ja siis läheb see selle kategoorias, kus on peremuna. Ja sedasi võid sa ise mõtelda neid variantista kende peal veel mehesti. Ning et seda lapse tegemise tahtmist ikka jäguks, vaata siis ju üks ajaleht andis retsepti ka, mis moodi sul tagumik koguseks särtsu täisoo ja see ühna lehtne. Söö aga tumed šokolaadi, pane ega toidusesse tselli ning mul ju ega päev kilu banaanist kirese ja kui sul puu otsa menemise tahtmist peale käima ei hakka, siis voodi mehetegust tegema peaks ta sind ajama küll. Ja üks ettepaneku veel. Senne saab vähem vaevaga ning kas või oome päev tehja, kui valitsuse mehed kõik mitte justiitsministeeriumist sea grippi ei saa ja ühe seaduseelnõu valmis tegevad. Ja see on see, et Preet ei tea ju keski täpselt või ei julgu hariduse minister seda nummert välja valjust ütelda, kui palju neid nagamannist ega aasta ripagile jääb, kes põhikoolist välja kukkuvad. Siin mõned aastad tagasi öeldi, et neid on ega aastast 1000 tükki. Aga see on ju ermus vägi, kes tuleks siis kohe tööle panna, kui ta õppimisel nägemist on ütlenud. Kas medel ei ole siis midagi kraavist kaevada või looduse parkist kordes hoida? Et kui nõsun tagas koolipinki ööruma ka ei taha minna, siis on tal emakese looduse käest nõnda palju ikka külge jäänud, et ise omaga elus hakkama saada. Ma arvan sedamoodi. Ja sellest jutust, mis nad siin rääkivad, et eestlast oma 30 liitri viinaga, mis ega üks aastaga ei joob tsehhide järgi Euroopas teise koha peal, sellest ei maksa mitte mingit suurt muret võttagi. Sest kui seda statistikat vaata, siis saab ju siit ainult ühe järelduse tehja. Mida rohkem me ei viint joome, seda selle võrra mede keskmine vanus ka vähe haaval ju tõusma hakkad. Ja senega selge, et mida rohkem me ei viin tarvidame edaspidi, seda röömsamalt me elame ja 50 aasta pärast on mede keskmine vanus juba 90 ja pintsil ei tahagit keskid jääda. Olga ning. Külakarla mõtleb. Tervitust teitele. Ma mõtles, et sügisene aeg ja mis see ikka üllatus saab juhtuda. Näed sa, neljapäev umiga oli lumi maas. Kellu 6 aegus läks mul uni peeltee ja ma pole aru saanud, miks jooks väljas nõnda valge oo. Ja mul oli kahju, et ma pole senne tulemist mitte näinud. Ja sellepärast ma olen Riigikogu meeste naiste peal ühna kade. Nad sai töö läbi vaata, mismoodi ne räitsagad tasa nagu laulusalm ütleb Toompea akende peale langest. Nende istung käis ju 24 tundi järjest kella 1 päeval välja ja läheb tuleva nädala senne sama koha pealt edasi, kus pooleli jäi. See just kui öö laulupidu. Siiski senne öö laulupiuga, mis mede meele soo ja kus ka Ivulinna ja Tõnismägi laultsid on erinevus suur. Sest nõnda kui istungi juhataja uue viisi ede laules, taktikepi tõstis, nõnda vöödi jälle vaheaeg ja panti menema. Kes see sedamoodi siis laulda saab? Ja et kesket valed viisi võtta ei saaks, senne jauks olid valvelauljad kogu see aeg hakkamas. Ühelt poolt 340, teiselt poolt jälle 20. Nad on ennem ka sedamoodi moodede 2-3 korral parlamentis jäunand, aga tulemus on ikka üks olnud. Need, kedast on rohkem ja kes kangemad on, nende viisi jääb peale ja teised ei saa piuksugit tehja. Ma olen katsunud ka seda asja möölda ja ma mõtlema andis nõukse tulemuse,
et sõsune unes heeledamine tuleks eelõppeda. Olga peal, et Riigikogu liige, aga ta ju ka inimene ning peab magama. Üks asi on muidu tea ka, et neid paranduse ettepanekuid 127 oli. Kui neid oleks poole rohkem olnud, siis ma arvan, et Riigikogu mehed ei oleks laupäsauna saanudki. Ta mu meelest peaks seda unes heledamist katsum Guinessi rekordide raamadusse sokkuda, sest kui me viinajoomises Euroopas juba ühna esirendas oleme, siis võiks ju lolluse ka kudad moodi e-märkides ennega saaks mei egal juhul jälle pedestaali peale astuda. Teine võimalus on muidu veel ja see on sõune, et kui on niigit selge, et 10-minutine vaheaeg tuleb niigut nii, kuigi sellest mingit suust tolku ei ole, siis võiks ju sedas kokku leppida, et vaheaeg pantakse kerja küll, aga seda vetma ei hakata, mentakse päeva korraga edasi ja lõpetaks oma istung ka ristikohtlasel ajalee. Sa võid nüüd muidu küsida, kus ma seda kõike tea. See on väga lihtne. Ma läksin internetti. Nõnda palju Vanamori õpetusest mulle juba möidunud ka ja ma otsi siis enne koha üles, kus on kirjas, et Riigikogu otse ülekanne. Aga mis otse ülekanne see oo? Kus ta näidab kogu see aeg ainult seda lauda, kus juhataja Aamert kolksutab. 4 inimese peetma tundsi ka, kes ühna ekraani põhja alt läbi läksid ja mõni mingisuguse paberi ülese poole andis. Üks oli see petkade juustega Simpson, see kes kogu see aeg, siis oli see sotside mees Nestor, kine näust paistis, et taale täitsa meeldis. Ja siis muidu Triisalu, kine suu oli nenda pitkal mõjul, et kui poleks kõrvu ees olnud, oleks suunurgat kukle peal kokku saanud. Ja siis korra käis Krääsin ka, tal oli kena kampsun selges. Mõni eel oli saalist ka kuulda, ja oligi kõik. Kus ne eeledajad siis olid, kas neid pole saalis olnudki? Siia kirjutas, et üks naisterahvas oli öösse eegeldanud, teina kodund, mitte ühte pilte ei ole saalist näidet. Ja mul jäigi teedmata, kas inimene jõudis soki valmis hommikuks tehja või pole jõudnud. Ma rääkisin muidu Vanamorile ka, mismoodi istungit peeti ja ütlesin oma mõtlemise välja. Aga Vanamor ajas mul särinel vastu seledas, et see ongi demokraatia. Ma pole järgi ka and ja ma ütlesin, et mis asja sina tead demokraatiast. See pole muud kui üks sõna kolistamine tänapäeva interneti ajastol. Jaa. Vanamor vaadas mulle otsa, tuli lisemale ja nuusudes. Ma ütlesin, et mis sa siia aistad? Sa teed küll, et ma petosesust asja suu sesse, mis pea haigiks teeb. Selle peale arvas Vanamor, et mool pidi nii muistust vähe antud olema ja nüüd on kindla peale üleval kordas mingitsugune kasvaja, mis ennegi vähese, mis vanajumal mool annud on välja pressib. Ma ütles, et see on hoopis tükki läbinägemine, mis moole antud on ja selle juures ei peegid kuigi tark olema. Targad peavad jaapanlast olema, kes leiudest ühna hiljuti sõsuse mobiiltelefoni, et kui sa ennem sööma hakkamist sennega oma taldregust, kus selle toit peelo, pilti teed, siis arvutab telefon kohe soo portsu kuju, värvi ja suuruse järgi välja, kui palju seal kalurisi on ning sa need kohe, kas seapõrsol on lootust ühte paremat lobi saada või võid sa sellest kõhuga täitsa täis parkida. Aga Vanamor pole senne jutu nähmist täitsa vakto õnge läinud. Jäi oma juure, et sõsune venitamine Riigikogus on õige ja käskis mul ahjupuud tuba tuua. Ma läksin siis jälle õue, vaatsin trepi peal kella ning rehkendasin sealt 10 minuti edasi. Siis ma läksin kuuri alla, istusin paku peale, pani suitsu ette ja 10 minuti hakkas täis saama, siis ma võtsin puukorvi ja piisin enne tuba. Vanamor küsis kohe, et mis seal kuulis nende kaua tehtakse. Pane puud siia maha külma lapi eel. Poole tunni pärast, kui jälle Vanamor kopsiguga ühe ämbri põhja kraapis, pidasin ma juba peenikest. Medelo vesi ka muidud sees. Kuskis pool olid ne veevärgimehed ammed ja see vesi oli kinni keerat ja kraanist häidult medad. Varsti tuligid ka mandu. Vanamees menedo vett saab supi keem panna. Ma võtsin ämbri ja vaatsin jälle trepi peal kella ning läksin siis kaju juure, pani ämbri maha, vaatsin 10 minuti, mismoodi varest lepauksa peal eeledast, siis ma pumpasin ämbri täis ja hakkasin toa poole menema. Vanamor oli juba ukse lappis vastas ja kisa oli nenda vali, et sahvri uks läks ise lahti. Mes kurjavaimu tolgust sa teed? Mes asja seal kaju juures mune sügast ja nenda sammati passist?
Ma ütles, et mul oli üks mõte ja see tuli lõpuni möölda. Vanamor rabas hämbri muu käest ja pani köögi poole. Peale lõunad, kui ma oli jälle 2 taldrekutäit seljankat kerese muljunud. Mul pole kaluride arvesta olnud mitte, sest pole ju seda japanlaste mobiili ka mitte. Siis ma nägi, et postiljon medele ühte lehekasti pani. Vanamor kamandas jälle, et mine too poste ähka midagi kirja ka. Ma läks üsna hea meelega postkasi juuri jäi seisma. Selles kordes pole ma 10 minuuti mitte vette saanudki, sest Vanamor oli akna pealt vaatanud. Ju tal mingisugune kahtlus ikka oli tekkinud ja siis ta kerkiski kohe trepi peale. Kas ma pea sulle arsti kutsuma? Mis sa mulle tööstada tahad? Et sool kõik kordas pole seda ma tea sellest päevast, kui ma lollipeega soo kokku hakkasi. Ma vetsi kastist ajalehe. Pole seal muud olnudki, läksi tagasi tuba ja ütlesi siis Vanamoril sedamodi. Vaada, ma tahtsi sulle täitsa vaktedega ning eluliselt tee tööstada, mis moodi soo jutu järgi demokraatia üks sõna kõlksoo ja sõsuste vaheaegade vetmine mitte mida ta ei anna. Sest vaada, ma katsusi küll ega ka mandu peale oma 10 minuti vetta. Puud tuli ikka tuppu tuua, veeämber ning post seda sammati. Peale seda ütlemist lõpetas Vanamor istungi hoopis nõnda, et ennem eilsed ummikud ta käest mulle mitte ühtegi paranduse ettepanekut ei ole tulnud. Olga näng. Külakarla mõtleb. Ja tervitus teitele. Jedem, mis ma siia esmapäevtu televiisorist nägi. Reikup ja Marku jäi seal sõsust kohmi ette. Ma reegi soole ka, kui sa pole juhtunud ringvaadet nägema. Vaata, senne kuhmi kirjakeelne nimedus on kopiluvak ja see V-täht, mis sa sii kuuled, see on topelt nagu tabelju putsilgid. Ning tähendab sõsuse looma nime, kes kassi moodi ja puu otsas kuhmi marjad seeste sööb. Ja viljaliha, mis talle maitseb, senne ta seedib ja uba, mis senne sees on, see tuleb tagant otsast kõige muu kraamiga välja. Ja senne aja, mis see uba seal luuvaki kõhtu ringi käib, siis pidi temenduma mingitsugust entsüümit kuhmi oasessi ja see pidi talle siukse spetsiifilise maitse andma. Ja nõnda, kui see loo mädal hakkab, on varmerid kohe otsa all hakkamas junnist korjama, et see uba, mis täitsa muutmata kujul on käde saada. Vaata, senne järgi pantakse oad päevagede kuivama, siis röstitakse ka ühna kergelt ja aastas pidi sõsust kuhmi toodedama ainult 500-600 kilo. Ja et kõik see töö on käsitöö, siis maksab sõhune junni kuhmi 740 eurot kilo. Vat, ja Tallinnas maksab ühes paaris üks tassitäis seda kuhmi 10 eurot. See tuleb siis 156 krooni või mis ta tuleb. Vat. Maitse pidi olema sõsun, nagu noorik televiisoris rääkis, et algus nöölab korra ja siis tuleb naagut samet, mis paitab su huuli. Vanast öeldi sedavisi, et sitast saia ei saa, tuleb välja, et kummi saab küll. Ma räägis ole senne pärast, et mul on siia hea ettepanek. Keksapelt ma uurisin, kas Eestis kuhmipuu kasub ja ma leidsin internetist, et potis kasub. Inimene peab rohelise araabikoa molda panema ja kannatlikult ootama, millas see sealt üles tõuseb. Ja siis läheb veel 3-4 aastat, millas ta vilja kandma hakkab. Et medel neid vaat luuvakkisid ei ole, neid kassimoodi asju. Vaata, siinsed kassid pole kuhmi marju söömarjunud ka. Vaata, siis ei jää muud üle, kui ise ne alla neelda. Ja hoogid 2 kärbest ühe hoobiga. Kõhu saab täis ja kuhmi peale ka juua. Ja kui ei jõua kõike tarvita, siis sööv ülejäägi võib maha müüa, sa saad hermust raha kokku ajada. Ja siia teine asi veel. Vaata, töötuse protsent hakkab jälle kerkema. Nendel saaks kõikidel ju tööd anda sennega. Sest kes see ütleb, et junnide sees ainult kuhmiubast saab kasvata? Nagu ma ütlesin, pole kuhmipuu kasvatamine mede ilma keesi mitte lehtne asi. Aga medel on ploomid, medel on kirsid, kreegid. Ja nõnda, kui ne valmis hakkavad, me saadame ne inimesed, kenel tööd ei ole, kohe sööma. No sa küsid, mis sealt tuleb. See ju ometi lehtne asi, mis sealt tuleb. Moos tuleb ja kivi jääb alles. Moosi paned purki, sildi peale, et ploomi junni moos.
ja kivid peseb pärast organismist väljumist, kui peenemalt öelda, moosist välja ja nendest saab ehteid tehta. Kaelakeesid, keevõrusid, kõrvarõngid ja mine tea, mis veel ja kes see teab, missuguse maagilise jõu nad olsi sees omandanud. Ja oma senne ekstremisti söömiseks saame meie Euroopas korra pealt esimese koha ja töötus oleks ka kadunud. Me ei võiks kreeklast oma juurde kirsimarju sööma kutsuda. Ja küll, jätame selle jutu praegu katki. Ma tahan sulle meele tuletada, et 25. november, see tuleva nädala reede, siis on Kadripäev. Nad arvad, et Kadripäev on ime saanud 4. sajandil elanud ja 304. aastal surnud Aleksandria püha Katariina järgi. Ja Katariina on 18-aastane noor neiu, kes oli hästi ei tahtnud mitte abielluda, sest ta ütles ta Kristuse pruut. Ja vihan keiser laskis tal lõpuks päe maha raiuda. Ja Kadripäeva eestlaste jaoks väga vana ja tähtis päev ja juba 100 aastat joosvad Kadrid ringi. Nad peavadki joosma, tänapäeva ka, sest see tähendab head karja õnne. Ja Kadripäeva ja Kadrisid on sisustad veel mis sisustad? Seostad korramas esivanemate ingede saabumisega. Ja Kadridel anti ikka igasugust toidukraami kaasa. Kardulid, kaaliged, porgandid, herned, lambaliha, vorste, õunu, värsked, küpsedet leibe või saia. Mandariinide raha andmine, see tuli siia eelmist sajandi lõpupoole. Ja Kadrid pidid muidu maskeeritud olema. Miks jääks see enne vanasti tarivilik oli? Võt seda ma ei oska öelda. Aga tänapäeva ma saa ennast aru küll. Sest vaada, kui sa käid perest perese, ja sulle ikka ühna näpu otsa ja vingus näuga, mida piustatakse, siis jääb ju väheks. Ja sulle ei ta muud, sa pead poodi sisse astuma. Ja ega sealt ju nenda samat ei anta. Sa pead ise võtma, kui sa must õigest aru saad. Ja nüüd oogi tea, kui sa maskeerit oled, sest pärast ei tee turvakaamera pildi pealt keskelt kindlaks, olid see sa või oli see maa, kui sa must õigest aru saad. Ja Kadripäeva söök oli tangupuder ja seda viidi siis naabridele ka. Ja siia oli veel Kadripäevas lambaliha tangupudruga, vaata soolaga keedet herned ja kõik mis veel. Aga vaata sii juures ei ole seda mitte kuskis kirjas, kas seda lambalihaga tangupudru peab ka naabridele jäutama. Mulle siiski tsõkku tunne, et see tuleb oma köögilaua taga süüa. Ja Kadripäeva ilmaennustust on ühna tähtsad. Pea mõni meelest, mis ma sulle nüüd ütle. Kui Kadripäeva külmetab või lumi on maas ja anged aja ääres, siis tuleva aasta on hea viljasaaki oota. Ja sõsun nagu too ilm Kadripäeva ooda arvata vastiga kündlepäeva ehk siis 2. veebruaril. Ja Kadripäeval läheb sügis üle talveks. Aga seda viimast ma jääst uskuda ei taha. Kuigid kuu hakkab juba küll detsembri õlma kinni. Arvama siiski, et kui sii talve tulemas on, siis alles tuleb aasta. Ning viimane asi, ma tahan rääkida seda suitsumeestele. Kui sa ei tea, siis üleeile läks sõsun seedus lahti, mis on Euroopa Komisjoni poolt tehet. Ja sõuksed suitsud on jälle, mis spetsiaalse paberiga. Ja siis on mingitsugune takistusriba seal sees, mis paberil põleda ei lase. Ja kui sa parajat just ei tõmma ja juhtud lobisema jääma. Ja see, kuidas nad nimedavad, see on nüüd kiiresti kustuvad suitsud. Ja asi on kasvud sees, sest see suitsus on tubakas tehedamalt pakid. Ja senne jägu on teda ju rohkem ka. Ja siit ma tee järelduse, et sõune suits kustub küll nobest aga kui sa tõmmad, siis tapab ka nobemini, sest tubagad on ju rohkem. Olga Neng. Külakarla mõtleb. Tervitus teitele. Näed sa, november näidab juba saba, lunda ei ole ega tule, ilm on märgnat nõudepesu läpp. Ma vaatsin kalendrist, eile oli sul rahvusvaheline lastepäev. Ja 1. juuni on jälle rahvusvaheline lastekaitsepäev. Ja ma saa siia aru seda moodi, et kui lastekaitsepäeval lapsi kaitstakse, ju siis lastepäeval antakse ühe peksa ka, mis jõuks muidu on 2 erinevat päeva. Vedas siin vanamorid kehla, et tuleva aasta on ema palk sama suur kui Riigikogu liikmel
ja üle tuleva aasta on juba nõnda suur, et mehed hakkavad ka sünnitama. Jah, no see on mu meelest ikka üks jõnni aemine, sest ma ei usu mette, et kui egast poolt raha vähemaks võõdakse, siis emadega koos edasi, et nii kui sa nende raha 20 000 peale tõmmad, nõnda on nendel mokkpekk tette tegemisel kriips peal ja kõik ametnikud peavad ise kohe käima peal saama, et mederiigi iivet tõsta. Ma ei usu mitte üks pärm, et 20 000 on ema jooks hermus pesine. Või osi teine põhjus, mis ka olla võib, et vada need erakonnad, kes võimu oma kees hoidvad ning kes jälle nende võimule saamise jaoks raha andsid, et nende hulkas hoogid kõik see aktiivsemad sünniteed ja neid pidi kokku 18 000 olema. Ja kus sa siis omade käest raha vähemaks tohid võtta? Sa võid ainult kaalus maha võtta, nad televiisorisse nüüd näidab. Ma läksin muidu Vanamorigi selle pärast Naginasse ka, sest ma tahtsin seda pealtnägijad vaata. See hakkab ju ka kellu 8 Eesti pealt. Ei ole rohkem saanud kui ainult reklaami aegus Vanamor vajudes mu kanali nupu peale. Ja mu teeda on neid 2 tükki saadet olnud sihukest kaalumaha võtmist. Ja ega korra aegus on nüüd üks punane välja heledat. Ning mind hakkas jälle huvidama, et kui nüüd 3. korda ka punast laua taga potigaan tõstvad, siis on selge pilt, et nad tahtvadki kodu sööma minna. Mis sellest kaalust, ega see ei olegi tähtis. Aga nii on nüüd ju kõik telestaarid, nende näudu kõikidel teeda. Ja Eestis on selle pärast hea kuulsaks saada, et teed, mida asja valmis oled korra kuskis pool seda moodi nähtava koha peal, oled kohe tegija, superstaar, rahvakunstnik, rahva lemmik ja mis kõik veel. Aga nenda, kui siis jälle juhtud sõsus erakonda astuma, mis soovida või ole, vaada siis ahastavad kõik väljaanded, et ei tea, mis jälle Katrin siis ka miks jauks läksid Tallinna linnavalitsuse tööle või miks jauks astust Keskerakonda ning hoia jumal senne eest, kui sul Rahvaliiduga mäed pestmest too, siis oled suli korra peal. Vaata sa astu param ikka sõsus erakonda, mis justkui kõikide lämmigu, kus pool pole karta, et su sulitempud välja tulevad, sest kapumehed on ju omad poisid. Vaata siis oled sa õige mees. Aga ma ütlen sulle senne peale, et nõnda kaua, kui sa väheget saad ja sul mõistus ees on, ei astu mitte ühesegid parteise, sest kui sulle teised erakonnad jälge taha ei pane, vaata siis tõmmavad omad suul ikka tooli alt. Seda visi. Kuuled, see ma läksin just oma jutuga nüüd üsna teise oblasti. Ei las ta olla veel, ju siis pidi senne ka välja ütlema. Ja, et Vanamoor ei ole kuulnud. Muidu ma saaks jälle teada, et ma ole sõsune, kinnel peale isiku tunnistuse ei ole mitte midagi, ei muistust, ei au, ei südametunnistust. Preet, kui ma siis ole regio Europarlamentis president ehk juba e-valit. Mehmed Ilvese, nad panid ka egaks juhuks teiste sega, joo see siiski peeruks jääb. Ainult vana saab pärast muidu vasta kiki lipsu päkse, et ma oli ka ikka täiesti hulkas. Ning mu meelest on see täitsa ükskõik, kes seal peevotsa paberides sorib, sahtlit kinni ja lahti lömmib ning suud kuludab. Ma mõtlen ikka selle peale, et sõsuse mehe aasta palku 5 miljonit krooni. Ning mis asja eest? Teised peavad ju töö ikkagi tee tegema. Ja kes seda ennem on näinud, et nii kõrge asjamees mida teeks? Isegi vähemalt mehed, kui sa televiisorist oled juhtunud vaatma, kui nii auto kätte sõidetakse, need viitsi autost ise välja kätte olla. Teda peab ka väljast poolt aitama, ta ei võta ukse linki mitte põusagid. Ja kui sa nüüd rehendama hakkad, mis see 5 miljonit ega päeva kohta teeb, siis on nummer sõsune, et pitsuneril ei tõuse mitte ainult ihukarvad püsti. Vaata, see teeb ümmarguselt 13 700 krooni päevas. Mis omakorda teeb 570 krooni tundes, ehk 9 krooni ja 50 senti egas minutis. Ja mu rehendus on tehtud 24 tunni peal, ehk siis, et ma arvasin enne aja ka kõik sisse, kui ta jälle magab, sööb ajalehti, loeb poodis, käib, televiisorit vaadab. Ning kui arstist uskuda, rääkivad, et inimene hingab minutis 16 korda, siis tuleb välja, et Euroopa Liidu president saab ega hingamise korraga 60 senti rikkamaks. Ja, vaadame, mihine rahamassin see on. Ma mõtles selle peale, et
ma proovi ka, kui palju mu pents vasta lööb. Juba esimene jagamine tegi õhna õnnetuks. Ma saa päevas 164 krooni. See teeb tundes 6 krooni 80 senti ja minuudis 11 senti. Ning kui ma ka 16 korda minuudis henga, siis on sedavisi, et 0,7 senti ega hengamis korraga. Ma rääkisin vanamurili ka, mis ma välja arvudasin. Ja vanamur arvas, et tal jääb paljalt muu kuulmisest inkenne ning ta maksaks mulle peale, kui ma midagi mõistlikku ka ühe korra teeks. Ma siis küsisin vanamuri käest, et mikä pärast ma sellest lipsuga köpslangrist siis kehvem ole. Vigadit ta terita ei oska ja kui ta saabki ühe kaare maha, siis ta arvab senne heina, mis ta maha on liitnud roheliseks saladiks, mis ta restoraanis näinud on ja ta hakkab seda pestma. Ja kui ta ka teab, mis asi reho, siis pulkada senne sisse ikkagi valmis ei muista tähja. Kalasti senne püüdmisest ei teada rohkem kui enda palju, et ne ujuvad vees ja neid aidab süüa. Ma ole ise adrakurgest põus hoidnud ning kobused kardult moldnud. Aga ma arvan, et kui sõsun asjamees atra näeb, ta paneb jooksu, sest ta arvab, et see on uus dinosauruse liik, mis on nüüd uuesti ellu ärkanud. Jah. Vanamur vaadas muu poole tükki aega rappudes peed ja keeras panni veel lesta teise pidi. Ma küll aru ei saa, mis siis asust oli, mis jälle aru saamada võiks jääda. Ega muidu ma senne presidendi ameti peale ei tahakski takada, isegi et mitte 5 miljon krooni eest. Sest ma tahasi elusmätt sõsust valmistada, millest inimestel vähe kasu kao. Ja kui muud ei ole, siis saab keskid muu juttu kuuldes mokkaged amba peel tee. Olga ning. Külakarla mõtleb. Tervitus teitile. Vaada nüüd, hakkabki eelmise aasta tali jälle korduma. Vaata, siis tuli ka muu mäledamist mööda lumi maha ja jähigid ja muudkud tuli ja ekka jähi. Aga see on hea ka, sest medel oli vanamuriga see probleem, kui maa pole veel valge olnud ja ähvardas külmetähje. Vanamuril oli äkisti peendre peale muldetaris, et külm mingitsugustel lelledel kallale ei saaks. Ma ütlesin küll, et ma lähe kuskist poolt metsa alt kougi, palju seda ikka taris on. Aga vanamur pole sennega nõusi sündinud. Siis ei pidavat keskid teedma, mis seal mulla sees hoo ja misust harjasid sealt kevade välja ennast aevad. Et taal ikka taris korraliku mulde ja seda peab kärdelt turuputkast tooma minema. Ma ei see esmalt vasta, et see muld ju maksab ka kallist raha, et sui pole õues siis peale eurolõhna midagi muud enam tunda. Aga mu vasta vaidlemistel tehti lõpp peale ja nendagud sennega, nendaga mullaga, sest nilput mulda oli turu peal mingitsuguste rodudendronide jauks, aga seda mis taris ei olnud. Siis me läksime ajapoodi. Mede tahtmise peale hakkas noorik seal naerma, et kas meie ei tea, et sõsust kraami müüdakse nüüd toidupoodis. Ja joomol ikka nendal all nägu pehe tuli, et ta andis uuesti nõu Selveri menna. Ja vanamuril tuli siis ka meel, et see oli ikka mida sõsust kaupa tõesti mingisugusel ajal müükis oli. Egaks juhuks sai ennem mintud jälle mede ehituse materjali poodi. Seel pakudi pisist mullakotti, mis pole ka see õige olnud ja jend oli sõsun, et mool omal tuli mullamaitse suhu. Siis me käisin veel säästumarketis, seal oli vist midad mulda tomaatide jauks ja Selveri pole me hakanud minema, seal ei pidanud samati mulda olema. Nõnda, et kokku võttes, Eestis, vähemalt Hiiumaal, mulda enam ei ole. Ma hakkasin mõtlema, et siia kunagid kerjudus, et Eesti maa käik väljamaalastele maha müüdud ja peale poole Peipsi järve pole medel enam midagi järgi jäänud. Kas see asi on siis nüüd tööks läinud või? Üks teine mutt, kes medel vastu tuli, lohutas, et jaga siin enda külma ei tule, et jälle midagi kohe võtab ja vanamur pidas siis ka tagasi. Ning naagud tellimise peale hakkas teise päeva sadam ja jähigid sadam. Ja et lilled on mõnusalt nüüd lume all soojas ja pole see karta mida. Teine asi, millega me vanamuriga riidu läksime, oli see praamivedu ja piledi hinnad. Sellest on nüüd igast pool lehtes ühelt poolt ja teiselt poolt jälle kerjudat ja ma avaldasin siis vanamuril ka oma arvamuse,
et mis asja see juures vingutakse. Kas ei ole hea siis mitte, kui sa saad lahvelt praami peale ja maha ning pole selle pileti ostmisega midagi jämada. Sest Priet joo, kui sa bussiga lähed, see viib su Eltermaal sadamoone ette. Kus poole ennem pileti said osta. Aga nüüd pidid kassad kõik enne olema. Ja nenda, kui sa piletit tahad saada, siis sa peed nagu serkuse kits autode vahel tükimaad tagas leekima, et selle noorigu keest pilet võtta, kes nagu trauti vaht putkas istub ja slagbaumi üles tõstab ning alla laseb. Ei, ma ei tea, muidu tõmmab see ennast ise alla või peab siiski noppu ka vajudama. Ja senne peale hakkas vanamor moole loengut pidama ja mool jääb siiamaani teedmata, kust poolt ta senne mõtlemisi võttis. Käis ta kuskis pool perekeskuses või päevakeskuses, mitte ei tea. Igastahes tegi ta moole üksi pulki selgeks, miks jauks üks asi oo hea ja miks jauks teine asi ei kõlba. Üks asi, mis mool täitsa selgeks sai, oli see, et kui jo regionaalpoliitika, vaata sa suust sõnu oda ka kuskis poolt kuulnud, et siis see käibkid mede kohta, mis tähendab seda, et just medel peebkid kõik asi sootsam olema kui teistel. Ja siis ta ütles veel, et Eesti riik ei ole nenda rikas, et egast poolt maailmast tulnud turistid mede maksumaksja raha ees sigatagus suiotsa päikesega ja taguotsa pleegidavad. Ja ma jäi ka mõtlema, et see on vist ikka õige küll, sest ega siin pole teada, mis ju juhtuda võib. Terve maailm on nende terroristidega hädas, alles si vöödi hulk kinni, kes jälle kuskil pool mida õhku tahtsid lasta. Et mine sa tea, tuleb sõsune Talibani poissi Rohukülast mede praami peale pomm vöö vahel ja laseb Eiffeli torni asemel mede pritsumaja õhku. Ja kus sa siis enam võidupäeva lipu tõmmad või e-kuuled, milles kell 12 saab. Ja kui ta ise ennast õhku laseb, nendel ju sõsune moodo, et ekka omal ka tökid taga, siis on ta vähemasti natustki raha pilledi ostmisega uue torni jauks eelunastanud. Aga senne oma mõtlemise ma jätsi oma teada. Ja jätsi vanamol rääkimata. Ma ütlesin enda palju, et joo siis peab ootama, millas Eesti ennast Euroopas 5 rekkama riigi hulka pressib ja joo siis saavad autod ka ilma rahat üle ja asi võib isegi nenda huvidevaks minna, et laevamehed tulevad sulle ühna autoga kuju järgi küsima, et äga te juhuslikult ei tahaks mandri peale minna. Ei sa naera midagi, see kõik võib sedasi olla. Ma too sul ühe näite. Vanasti oli ju telefonid ka sedasi, et keikse pealt tõmmas sa seda suurt juragat ketast, kus pole mingit suust numbrid on, ainult üks niblagas oli, millest sa siis kinni hakata said. Tõmmas tee, senne peale sai noorik, kes keskiamas kommutaatori taga istus aru, et keskid helistab ja ütles soole keskiam. Senne peale ütles sa numbri ja ta pestis pistikud nende aukude sesse, kus taris oli, et sa siis teise inimesega rääkida said. Ja see on mul ka meeles, et kui sa oma jutu olid eelõpedanud, siis tõmmast veel korra lühigeselt seda ketast ja see tähendas ära kella. Ja keskiama noorik sai aru, et teda jutu lõppenud. Muidu võis teda jutu peelt ka kuulda ja eks see seledab muidu tee, miks pärast KGB poisid senna omal kaastöölisi värbast. Ja siis näidas ühe korra sõsust filmi veel, Kärdel ma käisin kinus vaatmas, mis oli ikka täitsa uskumata film või ulmefilm. Mis ta oli, jah, üks rääkis telefoniga ja teine nägi ta pilti ka. Aga ma küsin, mis siis nüüd on? Nüüd on see ju ammu kee juba. Mis asi see Skype või Skype muud on, kui pilti näidab telefon? Ma juhtusi ka ühe korra nägema seda, kui poiss Tallinnas oli kodu käimas, mismoodi see asi käis. Nõnda, et 50 aasta pärast võib vabalt egal perel olla sõsune padi või öljukkuuri all, et nõnda kui taris, puhud senne täis ja paned jugades mandri poole. Olga Neng. Külakarla mõtleb. Tervitus teitele. Ja see käikse viiman laulupeelenna lõpukontsert, mis Käine kultuurikeskuse majas teisipähtu sündis, see ehmatas moos näe. Pole nii inimest lambud mitte on ta saali mahtus topelt kogus, nõnda, et pole ma sii palju valetanud midagi, kui ma ütlen, et seal oli 500. Ja kahju on muidu sennest, et sõsust meeleliigudust nagu seel annab jälle ühna mõtmeid aastaid oota. See oli kot laulev revolutsioon. Ei mitte nüüd senne suure rahva hulga pärast, ühe teise asja pärast.
ma nägi, et hiidlast mõistvad kenasti kokku hoida ka ja ühel meelel olla. Ma olen siin Kärdel üsna palju sesust pilte näinud, kus inimest siis pärast seda nüüd teineteisele õnne soovivad, isegi et mu kätt käidi pigistamas, kuigi ma asi vasta, et ma olen sellest suurest poldiaukust siiski ühna pesine kruvi. Sest vaada, kui medel poleks otti olnud, siis poleks meie õige midagi olnud. Ja ma arva, et mul jääbki see mõistmata, kust poolt ta käik senne vetab. Aga teise külje pealt, kui ikka vana jumala annud, jo siis on ikka vette ka. Ja teine kidast me peame ka tänama Saaremaa tüdruk Televiira, kes mede poolt käikses enne aja oli ja nagu ta ütles, ole meid edel nüüd völge ja kui laulupealinna saade peaks tulevasta Kuressaare ka orbiiti vetma, siis peavad hiidlast kohe teda poolt olema. Ja muidud, kui see asi on sündinud ning Kuressaare on laulupealinnaks saanud, siis hakkame me kohe seda regionaalpoliitikat tegema. Ja aemene 2 saard omavahel pammane ja sorut pidi kokku ja oogid üks omavalitsus. Mis selle nimeks võiks panna, seda ma ei tea. Äkki ta aitab 2 sõnast, mida tulete, et kas siis Saa-Iiumaa või Hiiu-Saaremaa või Saare-Hiiumaa. Me oleme siis seltsid nõnda kõvad, et maavanem nimi jääb lahjaks. Me ei kuuludame kohe koha pealt see peaministri ammeti välja. Ja presidenti midel taris valima pole hakatagi. Arnoldil on ju asi käppas, ta tedel olemas. Selles ametis on ta ennem hakkama saanud, saab edaspidi ka. Siin nad muidu tähvardavad, et rohkem saated ei tehtagi ja Kärde jääbki laulupealinnaks. Ei, seda küll ei tahaks, sest ma karda, et me pea välja mette. Midel praed peapulki täis, sest nõnda vägev nimidus paneb ju kohustust ka. Ei ole see seda süht, et laulupealinna silt okei ja nüüd selle peal seliti maha. Kui ma õigesti aru sai, siis pidi Otil, mida mede kooli segakooriga plaanis olema, nähjosi veel, mida välja mõeldakse. Ja kui me enam muud ei tee, kui aga laulame, kes mede töö teeb, nõnda, et peame pöialt, et laulupealinna saade ikka tulevasta ka tuleb ja ehk siis võidab Kuressaare. Ainult ühe asja pärast on mul siiski pisine kahtlus ja kurbtus ka, et ei juhtuks samati nagu laulva revolutsiooniga mette, kui keik olime üksteise keest ja ümbert keed kaela ümber nagu tautukumm, olime ikka ermva kokku hoidvad ja mis sellest nüüd saando? Sa teed ju isegi, mis eestlase keikse parem toitu. Katsum siis jälle, me ise Hiiumaalgi ühte hoida. Ja kui taris, mida suur tee otsusta, et siis ei hakka mette jälle teinateisel jälle pindu peesse aema. Ma leidsin internetist ühe päeva siit huvideva asja ka, mis me ei tee peestab, kui majandus jälle rüdinel selga hakkab vauma. Mingitsugust uurimist tööstavad, et taldreegu värv võib mõjudada toidumaitsed. Keskid oli juba 57. aastal teinud sõsus viguri, et värvinud rohelise, mis ta nüüd on, see 7-Up limunadi purgi kollasemaks. Ja inimest hakanud kohe rääkima, et nüüd on rohkem sidruni maitsed. Ja siis oli pantud mitmekümnele vabatahtlikult ennast tolaks ja tahtjale valge ja musta tadregu peal pisin portsjon maasiga vahtu ja kästud siis hinnata, et kui magus see on, kui tugev see maitse on ja kui meeldib seda ka süüa on. Ja tead sa, mis välja tuli? Tuli välja, et maitsjate meelest oli valge taldregu vaht mitte ainult maitsekam ja magusam, vaid see meeldis ka rohkem. Ja et see vaht on tükis justkui parama kvaliteediga. Aga senne juures ei tähendanud see mitte midagi, kas taldreg oli kandiline või ümmargune. Näevad selle pärast ma saakid aru, miks televiisoris ega rohkem kandiliste taldregude peale katsuga peenid toitusid pantakse. Ja teed sa, tulevikus pidid teedlast lähemalt uurima hakkam veel erinevate värvide möödumist. Et inimese jaoks tehja see söömine ikka Eesti meeldivaks ja et toitu siis selle juures muutma ei peakskid. Vaata, sa küsid nüüd mu käest, miks ma just plärasi aes olen. Ei ole pläramette, sest teedus areneb ju kogu see aeg edasi ja ma arvan, et ma juba olegid nendest teedlastest tükimaad ees. Sest vaada, miks jauks sii peab üldse söömakraamiga jämama? Aidab taldregust küll.
Sii tuleb kõik see mõnusamad ja õigemad värvid leida ja rohkem polegi mida taris. Soole pantakse taldrek laua peale, sa vaatad 10 minuti senne ja need värvid, mis värvi see taldrego, mööduvad soole sedavisi, et varsti hakkadki sooja tunnet tundma, justkui kaapsusopp hakkaks kõhtus allapoole vauma. Oled sennemoodi ka supi ees söönud, siis toodaks teine taldrek. Sa vaatad seda jälle natust aega ja hakkadki ühna kotleti lõhna tundma. Ja teikse lõpus siis tuleb magustoit ja sool pole muud, kui silmtega pannkoogid pintsli panna. Ja ega siis ei peagi iga kord jälle laua taga olema. Sa sõidad näituseks bussi peal või laevas või taldrega põues, võtad selle välja, vaadad seda ning need, kes seal soo ümber on, nendele ei jää muud ainult suud väsista. Ja sigu, lambaid, veiseid loomi, neid pole tarvis enam kasvata. Rugistega tuhlist samade mitte, porgandid, kaapsad, need unustet asjad. Ja toidupoed võib ka kaotada. Selle pole ju kõnelgi tassi enam. Ja seda raha, mis Brüsselsi põllumeestel jagab, võib ju muu asja peale hakata kuludama. Ja mõtle, siis on meil ühna ükskõik, kas masu on tulemas või minemas. Me ei vaadama ka peel oma taldregut kõhto täis ja meelo hea. Ja ei jäägid muud üle, kui ootma hakata, millest teedlast nende kaugele oma uurimisega jõudvad. Ja ootma hakkame me juba sennest pühapäevast. Siis on esimene advent ja üks valge küünal tuleb põlem panna. Jõulud on varsti käe ja ehk saamegi nähja, mis värvi taldrek peab olema, et sealt veri varsti hais ninase piraks. Olga Neng. Külakarla mõtleb. Tervitus teistele. Vaata, ma olen katsunud ikka sedas läbi ajada, et poliitikast ma räägi enam jault Johanega ja Mannipoodi juures. Aga päris vakaal ma siiski seda aeda ka ei saa mitte. Sest senne va euro tulemise jauks juba preet hakatud kündleid panema. Kuigi esimene advent on alles hoome, aga need eurokündlad säravad siis üsna tuleva aasta läbi rohkem veel, nõnda kui tulija siis euro ühe korra pärale jõuab. Vaata, seel samas rääkivad asjamehed jälle seda, et ega euro ei olegi majanduse kasvu garantii. Vaata, siis ma ei saa aru, mis asja meide valitsus nenda kangesti punnidab ja rahvast riidu aeb. Aega saab toi sõna vasta ka mitte öelda. Isegi toriseda ei tohi, nagu see viimane vasigate väljanäitus koos plakadetega seal Toompeal oli. Ja siis need loomakaitsjad näitas televiisoris ka, et nendel on kasvupõigid nena all. Et vasigad on dressis ja see on looma piinamine ning sellest võib isegi kenne minna. Sa kujutad äde. Kuule, maale ka lautas tööl on ja ma usu, et see mees kinne vasigad ne oli ta paramine, mis ühel loomaloo hea ja mis ei ole hea. Ja sasust loomakaitsjad, kes lehma ainult piimapaki peal näinud, võiks oma noka ühne kinne pidada ja hoopis lauta tööle minna. Ja suured härrad muidu solvust sasus aktsiooni peale ning oligi taris põllumeestel täie rauaga väänata. Suure suuga ju lubadi ennem, et tuleva aasta põllumeeste toetust ühna nenda suured, et medelisemad planeedid ilmaruumis peavad ka ennast koomale vetma. Tegelikult too toetus, nagu Männitarmusi ütles, ümmargune 0 ja ma usu teda, sest kui toetust lubadi suurendada 75 miljonit, siis seneva diisli kallimaks minemisest tuleb kahu peaaegu sama suur, nenda, et sennes kohtus on number 0 ikka täiesti number. Ja kui sa mõtlema hakkad, et põllumeeste diislil läheb tulevastest ikka tervelt 80 senti liitril otsa ja tavalisel bensiinil ka 45 senti. Siis ma küsin, et kas selle valitsuse mehed tulevad tulevasügise vigadega talumeeste välja vetma või jääbki see suurem osa põllu peale euro tootma. Ja medel on siis jälle Euroopas esikoht oota, sest mede põllumeeste kütuse hind on enne aktsiisiga, mis nüüd lubate, et tuleb 5 korda kõrgem kui see alammäär, mis Euroopas kehtestatud. Ja elekter on mõnemaga võrreldes medel isegi 9 korda kallim. Aga ma taha sii koha peal ühe asja eeklaarida. Kes see ütles sii 2 või 3 aastat tagasi, et me ei panema omal sii aktsiisi kohe partsti juurde, et ta ei peaks koera saaba mitu korda raiuma.
Ja panti ka. Kes see oli? On sul meeles? Ei ole. Ma ütlen sulle, see oli ju mede rahanduse minister, kes ise ennast ju ka põllumeheks peab ja nüüd siis Brüsselis selle pessiva poisi tagant passib, mismoodi Maarjamaal põllumeeste ling välja läheb. Nõnda, et äga abi ja seda äbi ja autunne ta ei ole olnud siis ning veel vähem maksab seda preetotsi makada. Ja teise külje peal too ju naljagas, et mei peame selle Jürgen Weberi trikkist tegema, hakkame, et euro tulegu ning sees hoida. Ja pangad panevad vastapidi oma kontorid järjest kinni. Ma lehtest luges, et ühispank või SEB või mis ta nüüd too, see paneb senne aasta lõpus tervelt 8 kontorit kinni. Ma küsin nüüd, et kui pangad oma kodined koomale võtvad, kus poole nii eurot siis pantakse, kui enam seda kohtagit pole, kus poole raha panna. Ja teine asi ja mede tuletõrjujad ja teiste peeste ametimeeste, kedast jälle 110 tükki ja kenne jääks nüüd teistmoodi peestmist tahetakse teha. Sest seda 22,8 miljonit, mis palgarahaks taris, tulevast eelarves enam ette nähja ei ole. Aga nüüd pane Eesti tähele. Üleeile ütles mede peaminister TV3 uudistes, ma ise oma kõrvad kuulsin, tal oli näpp veel püsti ka. Ja see ütlemine käis kõikide ministeeriumide ja egatsugu riigiasutuste kohta. Pane nüüd tähele, et seda raha, mis nendel on kuludamata, seda ei pea hakkama nüüd aasta lõpus igavese vardi kuludama ka, sest keskid seda teda käest ei võtta. Kuule, kas see ei ole mitte asja võtimete? Sest vaada, tuleb välja, et riigiasutustest on raha küll, mida võib kuluta, aga ei maksa kuluta. Aga kui siin jälle oli kogu see aeg jutt, et egast poolt kärbitakse ja kärbitakse, kudamoodi siis seda raha seelda ei kärbitud, peelegid, kui seda raha tarvis ei olegid. Ning kui peaminister poleks lubadust välja käinud, et seda raha ei vööda, siis oleks see raha ju aasta lõpuga ikka sirgeks tõmmata. Ja võib-olla tõmbavad nii ehk naa, ega mei ju soogas ennast teeda ei saa. Aga ma olen täitsa kinnel, et kui see rahaunik praegu kokku lugeda, mida taris ei ole ja kuludama ei peaks, siis saaks enne eest tulevasta mehi peesteteenistuse veel juurde võtta, mitte lahti teha. Vaada, vähemast saarlastel ei tohiks ju mitteks sõna senne kohta nüüd ütelda küll mitte olla, et need vaheldused 24 tunni pealt 12 peal tehti. Sest see oli ju teda oma mees, kes see otsus tegi, kes enne selle aegus siseminister oli. Nõnda, et joosa siis nüüd jälle ise rehendad, mis ma otsa oma saaremehega tagantjärele hakkama saad. Aga olgas enne, kuidas ega moos hoigumine ei aidasi ka mitte midagi. Ma küsin hoopis seda moodi, et kui äkiste 2011. aastal on see koht et eurod ei tulegid, vaata, mis siis soo? Sii oli kuskis pool lehtes kirjas, et senne koha pealt tahetakse Brüsselis hõlmadega ühna kõvasti kokku vedada. Ja võibki juhtuda, et pantakse uks mede nina alt kinni ja hoogid käik, mis siis saab? Vaata, siis on selge, et riik on oma rahva kurnand ja medel ei jätku isegi kroonisid mitte. Kus kohtas asust tegelest peaks saadedama? Vanast oli selge, et kulagud ehk siis külakurned, need viidi Siberi metsa langedama. Kas ajalugu peaks siis nüüd ennast kordama hakkama või? Medel ju mõnel siio Putini parteiga kangesti head suhted äkist aidab vanaga vähe nõu pidada. Ma usu küll, et senne ühe rongi ta leiab ikka. Ja, hea küll, aga mu juttu siis nüüd nii väga tõsiselt võtma ei pea. Aga ma pea senne siiski igaks juhuks välja ütlema. Muidu, kes teeb, mis pärast juhtuda võib? Enne siia justiitsministeeriumis juba tehtakse mingitsugust ajakirjanduse seedust ja nagut ma poole kõrva kuulsi, tahab see midagi moodi ajakirjanikudele jälle päitsed pähe aeda. Ega ma nüüd ei ole, mis ajakirjanik ma nüüd ole, aga mul on kahju, kui raadiotegijad mu pärast kannatama peavad. Kuule, üks asi ajab mulle kogu see aeg naeru peale. See oli pühapäev. Senne seal ära pani ja säkist juhtust ise ka nägema. Vaata, seal politsei vettis ühe vene mutti rajalt maha, kes oli vale koha peal üle tee läinud. Ja mutt ütles seda moodi, et tal on kiire arsti juurde menemisega. Ja kui politsei siis ütles, et
mis siis oleks saanud, kui auto oleks otsa sõitnud? Selle peale vastas Mutt, et me oleme nii vanad, meid võib alla aeda küll. Näh, saad sa aru? Jah, aga ma ei saa aru, sest kui sa oled sellega arvestanud ja ise rahul ka, et autosoost üle sõidab ja sa surma võid saada, no mis asja sa siis selle arsti juure veel joosed? Jah. Näh, pane siis homme küünal kinasti põlema, et see, kes tulem peab, neeks ikka valgest tulla ka. Olga ning. Küla-Karla Mött